Mis sul seal käes on, näita ka? Kes see on? Lotte. Lotte, vaatan, Lotte. Lotte. Ma teen Lottele nõnda. Piip, piip ja sulle ka piip, piip. Marta, väga meeldib tutvuda. Palun. Vana sa oled? Kas sa lähed siis kooli või ootad ühe aasta veel? Ühe aasta veel. No sinul on kohe pill ka kaasas. Kas sina mängid hommikul või? Ma võin mängida. Kas te tahate midagi kuulata? Jaa. Aga kuna me rongijaamas, siis võiks äkki rongijuhi laulu laulda. Sobib? Hommikuti täna, veel siis kui magab ja kustub kaugelt atmosfäära. Ikka tšuhti tšuhjaga, kes küll seda kõvag ära tekitab, mõtleb ja siis teab see meie lõbus rongi juht ja ratata. Tuut-tuut teeb see rong, kui on meie poole tee. Mõtlid viimas vahet pole ikka siin, sõõmus me. Algab rongisõit, hurraa, algus veidi kaugemal. Kui lõpp jaamaks, leiutajad, me küla on ju tal. Kuule, doktor Avel on ka pill endal olemas ka. Muusika on minu suur hobi ravimise kõrval. On või? Kuidas te tegeled muusikateraapiaga siis? Seda ka. Näiteks ma olen väga palju lapsi halvast tujust terveks ravinud. Ma lähen nende juurde küsin, miks sul halb tuju on? Ja siis nad ei vasta. Ja siis ma laulan neile hea tuju laule. Kas sa mulle kalli teed? Oi, tšau, mul on nii hea meel näha. Oi, tere Oskar. Esimees oli? Klaus. Klaus. Klausi rännukohver on see, vaata. Paned kinni ja nii mõnus. Vaata ka reisile oleks minna ju. Pole üldse hotelli vaja. Võtad oma kohvri, heidad pikali ja oled oma ukse kinni ja oledki kohe sees. Vaata, kus sa käinud oled ka? Ma ei tea. Äkki mõni tuttav koht? Tšauki! Kuidas sul läheb? Kas hästi? Kas sa tulid ka rongiga? Kas nad olid juba jalutades? Kas oli tore hommikune jalutuskäik? Kuidas kõik ilusam päev välja näeb sul siin? No selline, et me teeme hästi palju igasuguseid toredaid asju. Näiteks mängime ja õpime varvastega vilistama. Kas sina juba oskad? Ei oskagi veel. Klaus võib mind kindlasti õpetada, sest tema tuleb väga hästi välja. Jah? Sinul ka? Jaa, mul tuleb vahepeal välja, aga vahepeal ei tule ka. Kas sul äpardusi ka vahel juhtub? Jaa, kindlasti juhtub. Igasuguseid äpardusi, aga sellest pole midagi, sest need on ainult toredad. Ikka tuleb vahel ette. Ja mis teil siis täna mõlemad plaanis on? Me mõtlesime, et tuleme vaatame, mis siin vahepeal uut on Lottemaal sündinud. Jaa, sest ma arvan, et teie olete siin juba päris kaua käinud, päris mitu korda. Jah, me oleme 4. aasta meil vist siin. Ussa, see on ju peaaegu rekord. Aga Moona, kindlasti näeme pärast teil on ju. Näiteks lähme koos teatrisse või muusikatundi. Jah? Kas teile vaatuse ka? Aga nukid? Ühe korra veel. Tigu! See on siuke trikika. Tere! Oi, tere! Issand, kui kaua me oleme siin oodanud. Lõpuks jõudsid kohale. Nii vahva. Kuidas teil siis hommik möödunud on? Väga vahvalt. Täna tuleb ehk ilus ilm, et sa võtad katte maha. Just, täpselt. Tuleb, mul on tunne, et tuleb, mul on kohe selline Ja, tunne. siuke sisetunne ütleb jah. Aga samas, praegu on päris Mõnus. Mõnus Ei ole liiga pala. Ei ole väga pala. Eile lõõskas päike niimoodi. Me võtsime, me sulame kõik üles. Ninagi läks rosaks kohe, jah? Jaa, natukene olin liiga kaua päikese käes, no ei ole midagi teha. Vahel ikka juhtub välja. Mis teil siis uut on sellel aastal siin ka? Mis meil uut on? No meil Ahah, Sina tulid küll. sina oledki kõige uuem kägelane Ega no meil. tegelikult ma päris uus ei ole, ma olen Helmi õde Salme, eks Ahah. ole. Ja siis noh, ma siin vahel käin ikka külas, aga muidu ma pole nii rahvarohkel ajal sattunud, et ma nagu nii palju lapsi rääksin korraga, aga sellel aastal ma tulin vist lausa tippajal, et vaatan, et maja on lapsi täis terve päev. Aga Ja just. Ja pealegi me saab Sofi juures nüüd maalida. Ja Oi. Sofi hakkas seda maalimist kohe nii tõsiselt võtma, et ta hankis omale mulbertid ja värvid igasugused asjad, nii et sa võid Moona sinna täitsa maalima minna. Mida ta maalib siis kõige rohkem? Tema või, no eks ta porgandeid. No, porgand on ju rahvusvili meil, eks ju. No selles suhtes, et porgandid on tema ikkagi lemmik, aga ta kohe peaks ise ka tulema, nii et siis te saate küsida. Pikemalt ja. Ja Tere hommikust! Väino tuli ka. Väino tuleb. Tere, Väino! Sa toimetate siin? No me räägime vaatama. Moonaga juttu. Oo, tere Moona, kuidas läheb? Rahulikult praegu on. No nii, lähme. Näeme siis. Tere hommikust! Kuidas läheb? Läheb hästi. Oi, kui uhke soeng sinul on. Sul on väga ilus kleid. Mis su nimi on? Me teid tutvudes. Minu nimi on Mäia, mina olen Läti putukas. Ma õpin eesti keelt. Läti putukas. Alati me mõtleme kogu aeg, et kui me kuskil reisile läheme, siis me näeme neid putukaid ja mõtleme, kuidas nad küll Lottemaalt igale poole jõuavad. Aga...
Ilusat päeva! Ilusat päeva! Näed, Läti putukad on ka siia tulnud juba. Oi, tere! Kas tulete kärbesjaakulega köljama? Ikka tuleme, vaatame. Ainulaadne võimalus näha teie kärbsepesa ilma, et teise kärbes oletegi tead. Jaa. Teate, mul oli üks klassivend, kes rääkis kunagi siukest lugu, et kärbesjaak sina muudkui patrad ja mitte midagi ei tee. Ütles, et käega teed, suuga teed suure linna ja käega ei tee kärbsepesagi, vaata, nüüd niimoodi ütles. Ja nüüd on valmis kärbsepesa, tead. No tuleme vaatame. Ma näitan teile oma uusimat leiutist ka. Teie käest ära, tulge kõik. Nii, vaadake seda, siin kohvri sees on. Tulge lähemale. Tulge sisse kohe. Vaadake, kas te arvate ja mis asi see võiks olla? Õmblusmasin. Õmblusmasin või? Ei, see on äratuskell, aga see on ilma kellata. Jah, siin on ainult äratus on alles jäänud. Vaata, ma näitan sulle, kuidas see käib ka. Vaata, seda tuli siit niimoodi natukene kedrata, eks ole. Siis tuli siit tugevus paika panna, no kui tugevasti ärgata tahtsid, eks ole. Siis tuli see punase peale panna, siis tuleb see klapp lahti teha. Siis ta peaks töötama nüüd niimoodi. Selline äratusumasin, väga kasulik oli, Sain näiteks Lotteprillile akna taha panna, ja ise sain samal ajal vaatama minna, kus see ka Eduard põõnab. Teisi külalisi veel vastu, ma loodan, et kärbese maja siis meeldis ja väga hea. Kuule, kärbesjaak, küll küsimus, et võtta, me käisime reisi peal ja hommikul ärkame üles ja vaatame, kärbesjaak juba siia jõudnud. Kuidas igale poole jõuad? No, ütleme niimoodi, et selle võib nimetada ka ametisaladuseks, aga ütleme nii, et nagu ütleb vanarahva tarkus, iga kärbes jõuab iga ühte äratada kui vaja. Nii et ärge muretsege, küll kärbesjaak jõuab. No vaata, ma olin seal laadaplatsil, eks ole, ja seal oli tädikene, karbi täis porgandeid, üks paistis kohe silma, vaatas mulle nii rõõmsate nägudega, selliste silmadega vaatas mulle otsa, ma pidin ära võtma, no, Albertile mängimiseks ja ta on nii tubli ka, ma näitan talle ülejäänud küla ka. Et sina oled väärinud tiimi eneste tiitli. Ja vaata, kõik lakutavad sulle. Jaa. Nüüd sa oled ka järjest, väga meeldib. Kinnitame tiimi Jäneste sildi ja automaatselt terve su pere on ka nüüd tiimi Jäneste. Palju õnne. Väga hea. Väga tore. Järsku aastal sündinud. No vot, sellepärast me valimegi talle õnne. Et sa oled üks meie seas. Väga hea. Miks sa saad muusikat teha? Porgandeid sööma. Täpselt. Tiimi Jäneste. Putukate laul. 1, 2, 3. Putukad on alles väiksed, kui ka neile paistab päike ja. Iga päev sind nad istavad, sõpradega sädistavad ja. Ja, putukas nii palju, Lillilella, Mari, Maiu, Miia ja kõik teised ja küll neid on ikka palju, kuid kohutavalt arsaks saanud meile. Ja, putukas nii palju, Rutta, Jaak, Maia, Laima, lätlased ja teised ja küll neid on ikka palju, kuid kohutavalt arsaks saanud meile. Leppa, Triinu, Täpiline, mulle sosistas, et Lotte ema Anna. Teiga kostid taas. Kujutab see pilti, muru mardikas ja väikene liblikas, lille peale potsatasi nagu Ott Kiivikas. Ja, putukas nii palju, Lillilella, Mari, Maiu, Miia ja kõik teised ja küll neid on ikka palju, kui kohutavalt arsaks saanud meile. Ja, putukas nii palju, Rutta, Jaak, Maia, Laima, lätlased ja teised ja küll neid on ikka palju, kui kohutavalt arsaks saanud meile. Wow! Aplaus! Minu poeg, David ja härrad, Albert, Alisa. Väga ilusasti laulate koos. Ilusasti Jäneste koor siin, aga... Suur aitäh teile! Teil on putukaid ka nii palju, tuleb nüüd järelkasvu ka siis varsti? Meil tuleb aina rohkem, lätlasi tuleb aina rohkem. Kas teil mõni Soome putukas ka tuleb varsti? Muud üle, kui järgmine aasta neid vähemalt mitu. Läti putukas tuli, siis tuleb Soome. Ja lätlasel nüüdseks juba 4, nii et soomlasel võiks vähemalt 2 olla. Oled nõus? Näed, ongi, näed. Löö patsu ka. Ma löön oma tiivad lahti ja liuglen nagu suitsupääsuke. Ma olen lihtsalt nii õnnelik, et liuglen nagu suitsupääsuke. Teate, mõnikord varsti lähen ma maa! Ai! Kus
see sein praegu siia sai? Ai, sein peab küll olema ühest õnnelikust käpsest, no nii kaugel kui võimalik, tead. Ai, nupsukesed, nüüd läks küll halvasti. Ma pean käima korra doktor Ave juures ära. Etendus peab nüüd natukene ootama. Mis sa seinast mööda ei osanud just? Ei, no ma ütlesin, et suur õnn ja veel suurem rõõm olid mu silmi pimestad. Ma ei näinud mitte midagi. Järsku kõik latakas ära ja minul teetel pea nii valus. Oda, sa ütlesid, et suur õnn ja suur rõõm. Kus sa võitsid loteriiga? Ei tead, see on veel parem kui loteriiga. Kohe loteriiga? See on veel parem kui 2 loteriiga. 3 loteriiga? See on hulka parem kui 3 loteriiga. Mis asi? Tead, minu armas naisukene Ruta. Tema läks Lätti oma vanematele külla. Ta oli 2 päeva seal ära. Ja nüüd ta tuleb lõpuks tagasi. Et ta üksi on. Minu nimi on Raimond Tark. Ma tulen sealt kaugelt Seene külast. Seene külast, jah. Sellepärast on sul see seenekene ka kaasas, jah. Nojah, see on kõige tähtsam asi terves maailmas. Ütles väike roheline konn, ütles roheline konn. Ütles väike roheline konn ja ta laulis aga meie teame laali-laali-la, 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 aga meie teame laali-laali-la, konnad teevad krooks. Ühel toredal päeval tuli siis minu juurde seaema Helmi saiapillidega ja tuligi selline suurepärane idee teha saiabänd. On lahe Lottemaal, meil pilu hea ja tantsijad veel ei lõppe enam. Ei nukraks jääda saa, kui vastu tuleb anna pannkookidega. Hurraa! Mati ei peatu, ei, ta võtab vasara. Mati ei peatu, ei. Tõmbab temaga nii krikka-krakka, 3 pauku tuleb ja 7 auku järel. Kõigist julgem ta, kõigist julgem on ta. Väida! Kas keegi tahab veel pannkooki? Ema, aga kas seal on moosi? Moosi? Jaa, vaata, siin on. Kes tahab mustikamaasi? Mina. Kes ütles mina? Sinu saab. Kes siis ütles? Nii. Mina võtan siin. Ja kes tahab mett hoopis? Mina. No võta. Siin on veel mett. Mina. Kes? Mene koos iga viimse kui tonni, olgu haige suud 100 käpad kõrvapõsid kondid. Las me Oskar Vassi kuulib ja vahib oma puud üle andekkused oleme ju. Tõstke käed üles, rahvas, tõstke käed üles, minge täiega leili. Tõstke käed üles, rahvas, tõstke käed üles, minge täiega leili, jätke nimed meelde, pange tähele, selle küla kõige säravamad tähed me. Kuidas töötaludel üles käppadel vaid vastab, kui tõrgusteste liiklid põrab sera kastra.
kell sai, kell puhkus. aga homme hommikul ärkavad uuesti ellu kell 10.